siis kontrollida, kuidas ta põhimõtteliselt läheb. Ma tea, nuppid juba. Muueta ja siis saad sa Karvi siia midagi manada. Selline New-York ei näe kõrgelt seda. Seda ta tundub juba paigased pole. Jah, ma arvan, et laius on täis, aga rohkem ei saagi nendele. Mõttu veel sama poole võtta. Maksimumi välja põnitada. Või on kõik hästi, jah. Ma ootan selle. Jah. Hommikust täna me siis loeme teist korda hääled üle, aga loeme niimoodi, et ikkagi ka tõestus, et lugemine oli korrektne, kuna tõestuses võetakse lahti iga individuaalne hääl, siis valimissaladus mitte rikkuda, peab neid hääli kõigepealt mitsima. Me alustame siis kohe kärmesti mitsimisega. Võtame need anonüümsed hääled, mis läksid teie lugemisse ja siis rakendame miksimist protseduuri. See on suhteliselt lihtne tegevus, aga võtab mõnevõrra aega. Nii et miks ta on auditeeritud, on see, et miksimise jaoks genereeritakse salajane juhuslik võttimist peab jääma salajaks. Juhuslik arv. Väga pikk arv ja siis seetõttu me alustame sellest, et paneme arvuti käima, see arv tekib ainult mällu ja protseduur lõpeb sellega, et me üritame arvuti välja, siis see arv ununeb loodetavasti. Ja on ühegi muud vaja, kui avalikku võtit ja seda sama PV4 ehk siis arv nimistatud häälega ja urni sisetakse, nii et hinne. Sellest nagu kettu ja just
ja avaliku võtmikul ei ole. Seda miksi rakendus on meil siin olemas. Kas üks nime neljas ei tulnud miksi? Verifikaatne muutub ka. Kosmos Pukki. Minus telefons. Šafik. Pane miks kui kuhvri edasi. Miks kuhvri palju edasi. No, nüüd meil on aega siin. praegu ta siis genereerib seda kuuvaru ja siis selleks, et mul need tooted ka edasi, siis
võimelisest saada. tulebki rohkem. Siis 10 kilo 11. Vau. See üks tulemus mahub ikka ära. No nii, nüüd läheb aega. So how many hours do you think it will take? 15 minutes. 15 minutes? Kas küsida tohib siis vaadata? Jaa, loomulikult, praegu ongi see oleks. Tahtsin küsida seda, et milline häälte arv siis oli nagu õige, et kas oli õige see, mis eile näidati ekraani peale 247 041 või siis oli õige number 247 669, mida näitas valimiste infosüsteem. 41 oli õige. Et miks valimiste infosüsteem näitas valet infot? Miks valimiste infosüsteem ei näidanud andmeid kohe, vaid oli üle pooletunnine viivitus peale nende andmete ülekandmist? Ma ei oska seda kommenteerida, see on valimiste infosüsteemi operaatori pärusmaa. Ja see samas käib seda vea kohta, et miks see viga on, seda ka ei oska kommenteerida. Tähendab, miks need numbrid on erinevad? Et 69 versus 41. Ennast 69 on mingisugune jooksva seisu näitab, eks ole, see on mingisugune protokolliline number, eks ole. On ju? Jooksva seisu näitab. Jah, palju hääli toetada. Tahate ütelda, et see sisaldas mingi jaoskonna andmeid, mis sisaldas 27 häält, mingi siuke jaoskond on Eestis olemas, kus oli 20 või 28 häält. Mul on teooria selle kohta, aga mul ei ole selle teooria kohta kinnitust. Teooria on selles, et see meie kolleeg, kes hakkas seda valimiste tulemust sinna veebi laadima, komistas vale faili otsa kõigepealt ja nii 4 korda järjest. Läks närvi ja tegi seda 4 korda järjest. Komistas faili otsa, mille nimi on kool 2019 valimistulemused. Seal oli 7 häält. Ja see suutis 4 korda närvi minna, 4 korda seda uploadida, mis teeb 28 häält. Ja siis lõpuks õige laadida. Mis tõttu tekkis 28 vahet. See viga on avastati koheselt järgmisel tunnil. See on kindlasti korrigeeritud praeguseks. Nii et protokolliliselt ei ole kindlasti mingisugust valet numbrit praeguseks kirjas. See oli jooksev eksitus. Aga veel, see on minu teooria. See ei ole minu seletus, see on minu seletus õigesti, kes selle valimiste infosüsteemi opereerib. See on nende viga. Aga ja minu elektroonilise hääletamine lõppes nagu sellega, kui tulemused plaadi peale kirjutati koos signatuuriga. Ja see number, mis te nägite seal, see on elektroonilise hääletamise tulemus, vähemalt hääletamise mõttes.
see on jah kahetsusväärne, et selles etapis veel niisuguseid asju juhtub ja inimesed kardavad kõrgesti seda etappi, kes see välja ei tule. Ajaloos on olnud mingi 1,5-tunniseid auke, kus lihtsalt valmistunud, mis ei õnnestu laadida. Skeemid on õige, abiga. Ja see nagu atributeeritakse hästi kähku e-hääletamise probleemiks. Mis see on puudutab? Siis eilsele küsimusele ma seal üritusel vastust ei saanud, et need elektrikatkestused ja niisugused muud välised tegurid, et kuivõrd neid monitooritakse, mind huvitab just see, et kui suurest häirest alates hakatakse mõtlema selle peale, et kas e-valimist, kas see on nagu tegemist intsidendiga või mitte. Ma saan aru, et see, et Muhu saarel oli päev otsa elektroonilise hääletamise viimasel päev otsa oli elekter ära ja seal ei olnud võimalik hääletada, samas kui viimase päeva hääletamise intensiivsus oli kõige suurem. Et kas see, et seda kui loeti intsidendiks, et kus maanist see intsident hakkab, kas siis, kui teil on maakond on ilma elektrita või terve vabariik on ilma elektrita e-valimiste ajal, kas ühe päeva, kolm päeva, kõik 7 päeva, et kust maalt, kas ne on kuidagi sätestatud, et kusagilt maalt alates hakkab intsident? See on ei, seda ei ole sätestatud. Sellega on niimoodi, et kõigepealt me peame alustama sellest, et e-hääletamise vaates me ei tegele infrastruktuuriga, mille nimi on, eks ole, kaablite olemasolu ja arvutite olemasolu ja elektri olemasolu, ID-kaartide olemasolu. See veel kord e-hääletamine on võimalus, mitte kohustus. On olemas alati tagasi inimeste jaoks on võimalik, inimestel on võimalik hääletada paberil, kui seda võimalust parasjagu ei ole. Nii et selles vaates, valimiste vaates ei ole siin konflikti. Meie intsidendiks toimetakse seda, kui e-hääletussüsteemiga juhtub midagi sellist, et kõik on nagu olemas, aga e-hääletussüsteem ise ei tööta või ei võimalda või keerab puntsu, mingisugused hääled kaovad ära või midagi sellist. Ja me ei tegele infoga, jah. Kui terve nädal elektrit ei ole, jaaskondades saab jaaskonda minna, ongi kõik. Detailses hääletamistulemuses ei olnud hommikul 9 veel e-hääletamise detailseid tulemusi, see on mõtlen isikute lõikes üleval, et kas see on nagu, ei ole siit poolt edastatud või on see nii-öelda, kes seal üles riputab selle? See on üles riputamise värk, nagu te nägite ise eile saalis tulemused edastati kell 19:45. Et see on ka isikute lõikes edastatud nagu? Ja loomulikult, seal on valimistulemuste faili, me võime ju vahepeal uurida siin koos, et see on ju, kas on olemas? Aga kus on hääled välismaalt, kas oskate öelda hääled välismaalt, kas see on ka IP juurde? Ei, need on paberhääled. Ainult paberi ümber seda. Siis mul on küsimus veel nende häälte laekumise märgitavuse kohta, et ma saan aru, et võtisin, aga ma ka nagu laiemalt süve selle küsimuse, et kui ma lähen vaatama jaoskonda urni juurde, siis ma põhimõtteliselt saan nagu sekundi täpsusega registreerida, et mis kellegi hääl laekub. Ma võin seal terve hommikul lahti tulemisest kuni sulgemiseni juures passida registreerida ära, millises tempos hääled laekuvad. Elektroonilise hääletamise puhul niisugust võimalust ei ole. Mul on küll võimalus jälgida seda counterit, mis teil seal valimistajad.ee esilehel on, aga see counter annab 15 minutiliste astmetega ja kuna e-häälte laekumine toimub ööpäev läbi, siis mul ei teki niisugust puhkemomenti, et ma saaksin nagu registreerida ka sellise, et mul oleks võimalik registreerida kõik ajad, sellest, et ükski inimene ei suuda 7 ööpäeva järjest üleval olla ja kõiki neid aegu registreerida. Pealegi toimus seal ka täiendavad takistused, et poole selle hääletamise pealt keelati osa brauseritega sinna juurde, kas valimised.ee peale ära, need lahendused, mis ma olen välja töötanud jälgimise jaoks, poole hääletamise pealt nagu muutusid mitte toimivaks, sellepärast et
et see brauser, millega ma seda kasutasin, see tunnistati enam mitte sobivaks selle valmistus.ee lehe vaatamiseks. nii, ja küsimus oli? Küsimus on selles jah, et miks ei ole võimalik jälgida elektroonilise urni täitumist reaalajas või kas või ütleme, ei ole selle kohta mingit siukest graafikut, mis näitab, noh tähendab ma küll jah, enamus sellest ajast suutsin iga 15 minutit tagant registreerida selle ajahetke, mis seal on ja selle tõttu paistavad välja siuksed imelikud piigid või ütleme siuksed järsud hüpped, kus valmis või häälte vaatmuste arv noh muidu muutub sujuvalt, aga järsku toimub kahekordne hüpe, et noh nagu mingi 15 minuti jooksul on vaatanud 2 korda rohkem hääli, kui vaatus enne seda 15 minuti, eelmise 15 minuti jooksul või eelmise tunni või keskmisena või mis iganes eelmise 10 tunni jooksul ei ole siukest hüpet sees, järsku 15 selle minuti jooksul on üks siuke kahekordne hüpe ja järgmisel 15 minuti jooksul jälle seda ei ole jälle selle samale tasandile tagasi läinud. Et sellised hüpped või siis ka ütleme, kui toimub mingi katkestus, et kui näiteks serveril on mingi tõrge ja ei võta mingi perioodil hääl vastu, siis seal peaks olema näha ka see auk, kui mingi 15 minuti jooksul häält ei paista, ühtegi häält ei vaadata. Et selle tõttu tahaks, et oleks vaatajatel võimalus ka jälgida operatiivselt elektroonilise urni täitumist. Et küsimus on, et miks sellist võimalust ei ole? Nojah, see on huvitav küsimus selles mõttes, et vaatajatel peaks olema selline õigus või tegevus, et niisugust asja vaadelda. Et me oleme seda vaatlemise skoopi siin korduvalt arutanud, et vaatlemise skoop on näha neid avalikke protseduure, mida me siin kesksüsteemiga teeme. Mingisugust serversüsteemi jälgimise kohustust või õigust ei ole kunagi siin räägitud ja ei ole seda pakutud. Aga no inimlikult on see soov arusaadav ja tegelikult siiamaani on see soov olnud rohkem ajakirjanikel, et saada seda adekvaatset numbrit ja kogu aeg kajastada hästi reaalajas nii palju kui võimalik. Aga tõsi on ka see, et see number tekib läbi vaevade. Et üks asi on need hääled, siis on meil 3 kohas need serverid, kes peavad sünkroniseerida üksteist ennast. Siis on nad saadavad logisid keskele kokku. Need logidest keeratakse logid reaalajas andmebaasi. Andmebaasist tehakse see päring, kus saadakse number. Kui seal lülis läheb midagi katki ja on ajaloos läinud